kuna ma pakun ka veel mõned suured taimed ehk siis emataimed, näitan, siis räägin ka nendest natukene. Mina neid nüüd ümber rohkem praegu hetkel ei istuta. Need, kes endale need muretsevad nüüd siit minu käest, siis see istutamine jääb nüüd nende hooleks. See tähendab siis seda, et selle mullaga konkreetselt, mis siin sees on, tuppa tuua teda ei tohiks. Sellepärast, et see muld on vana, eelmise aasta oma ja see kindla peale sisaldab igasuguseid kahjureid. Ma hetkel praegult näiteks ei näe, kas mõnes on vihmausse sees, sellepärast, et kui on vihmaussid sees, siis nad on lükanud siuksed pisikesed kuhilad ka siia sisse. Aga ma nüüd seda ei näe hetkel. Igatahes tulete tõsta siis sellest potist välja. Kõigepealt lõigata maha kõik küljed noaga, mingisuguse hea suure noaga. Minul on näiteks kasutusel siuke nuga, et ma lõikan tal maha siit. Lõikan ära tal pealmise kihimulda ja lõikan tal ära alt mulda. Nii et ma asendan tal siis võimalikult palju mulda. See tähendab siis seda, et ma asendan kõik, mis külgedesse puutub, sellepärast, et kõik kahjurid tavaliselt peidavadki ennast siis siin välisnurkades. Et võtan ära kõik selle külje alt ja alustan siis uue mulla panemist ka alt. Kõigepealt läheb alla uus muld, siis see taim siia keskele, ümber uus muld ja peale ka kõik uus muld. Nii et seda vana mulda jääb tal ainult ümber selle juure palli ja sealt tahab ka natuke vähemaks nokkida. Esialgu samamoodi nagu kõikide reeglitega, et ei kasta. Tõstate selle taime siis tuppa ärkama selle sama mullaga. Muld iseenesest ei tohiks olla täitsa nagu, ütleme siis väga kuiv. Peaks olema ikkagi kergelt õrnalt niiske, et kui te seda kokku pigistate, siis ta ikkagi hakkab kokku. Tõstate siis taime tuppa ja lasete tal ärgata. Seda on kohe näha, kui ta ärkama hakkab. Tal hakkavad siis igasugustest pisikestest nupsukestest tulema siis väiksed lehed. Siin on isegi juba näha, et siis tekib see lehekene siia. Ja kui lehekene juba tekib, siis võib hakata vaikselt teda ka kastma. Ja esialgu kastate ainult mööda seda äärt. Ja mitte palju. Alt vesi kindlasti ei tohi läbi tulla. Et siis te olete lihtsalt väga palju kastnud. Nii et kastmisega tuleb hoida nagu väga kõvasti tagasi. Kastmine ongi tegelikult viga number 1, mida siis tavaliselt taimega tehakse. Taimed on kõik erinevad. See tähendab seda, et kui te panete sellele konkreetsele taimele näiteks siin väikse tassitäie vett ja kõrval olevale taimele panete ka väikse tassitäie vett, aga üks nendest sureb ära, teine mitte, siis see tähendab ikkagi seda, et taimed on kõik erinevad sorti ja individuaalsed. Nende nõudmised on erinevad. See, et kui lapsed on mõlemad ühte sama kasvu, siis näiteks jalanumber ei ole neil sama. Nii et tuleb väga jälgida igat taime konkreetselt ja personaalselt. Ei ole niisugust asja, et on mingisugune kindel reegel. Nii et alustada kastmist alati hästi ettevaatlikult. Kes soovib vaadata, siis mul peaks olema ka